Ja nii laulis siis Riho Sibul. Riho Sibul oli see siis tõesti. Aga nüüd on aeg minna loomaaeda, pole seal käinud aastatuhandeid juba ja tõepoolest nüüd hakkab olema niimoodi, et igal reedel umbes 7:36 või 5 pärast 7:30 uudiseid, ühesõnaga hakkame siis vahendama teile seda, mis toimub loomaaias. Seda teeme lihtsalt, istume siit marsruuttaksosse ning lipsame loomaaeda. Nii see on. Ja räägi, mis sa näed? Sügis tungib tasapisi peale. Šimpansid on selleks aastaks lõpetanud õuejalutuskäigud. Ka nende piirdekraavis suvi otsa lupsu löönud Jaapani dekoratiivkarpkalad koid kolisid sooja troopikamajja. Need polegi päris karpkalad, on dekoratiiv. Need on dekoratiiv. Nad on tehtud švammist. Ma mõtlesin praegu, et kui peaks loomaaeda tulema üks vahva šimpans, kes on niisugune nalja ja ütleme tegude mees, siis võiks panna ta nimeks Voldemar Šimpanso. Voldemort Šimpanso. Nii. Lihtsalt selline idee tuli. Ja see on hea mõte, Samas aga lubavad pehmed sügisilmad nii elevante kui kääbus jõehobusid veel terve päeva õues hoida. No ei tea, sallkaela kummikud jalga. Ja ei tee jalgu märjaks. Elevanti kummik. 3. ja 4. oktoobril koorusid veelinnudiikidel mustluikede pesas 3 luigepoega, pesakond koos vanematega toimetati veelinnumajja jahedate ilmade eest varjule. Sõralistel, ahvidel ja leemuritel viidi läbi üks ringmäng. Ja selle ringmängu tulemusena tehti neile siis ussikuuri. Ja kus sa ussid võtan välja? Ja vastavalt vajadustele värgiti sõraliste sõrgu ka loomulikult. Nii see loomaaias käib ikka. Ussid välja, sõrad värkima. Ema juures kasvav rookassipoeg sai viimase vaktsiinisüsti ja kiibi naha alla. Ikkagi ei suuda nagu ära imestada seda, et kui ikkagi võtta nüüd need aastate jooksul kõik loomauudised, mis me oleme rääkinud, ja nende järgi panna siis, nagu öelda, siis nimekiri teha nendest loomadest ja linnudest, kes meil on, siis me saaksime umbes 20 looma. Mitte rohkem. 20 liiki, ütleme. Võib-olla isegi vähem. Rookass on nagu pidevalt. Siis on mustad luiged muidugi, Jaapani kurg. Ma tahan teada, mida teeb hunt. Ei ole hundist mitte midagi. Mitte midagi. Ei ole. Aga nüüd kuula. Dekoratiivhunt on uus liik, kohe tuleb uus liik. Troopikamaja 2-paikset ekspositsiooni pandi välja uus liik, pisike ja eredalt värvunud konn. Nimega Kuld Mantella. Ilus nimi. On küll ilus nimi. Mantella, hops, tule võtta kärbest. Veelinnudiik, mida talvel lahvanduses hoitakse, lasti veealuse torustiku ja pihustite puhastamiseks veest tühjaks. Valmis said kalakassi uue ekspositsiooni sisepuurid. Kalakass? Kalakass. See on kass? Kass. Kes sööb kala? Kalakass. Huvitav, pole kuulnudki sellisest loomast. Teine kass, kes sööb hiiri, hiirekass. See on ka kerakass. Tallinna 37. Tallinna 37. keskkooli 1.–4. klassi õpilased tõid loomaaiale 500 kilo tammetõrusid ja 200 kilo õunu. Ühesõnaga tulevikus, kallid lapselapsed, meil tammesid ei kasva, lapsed korjavad kõik ära. 500 kilo tammetõrusid. 500 tamme ei kasvamata praegu. 500 tamme, ma arvan, et 500 000 tamme ei kasvamata. Oleks terve Eesti saanud tammemetsade alla panna. Me oleme ikkagi Hiiemaa ja viime kastaneid. Kastan on niisugune... Lõunamaa puu ja ei sobi meile Eestis. Läti puu, jah. Kastans. Kastans. Nii, aga... Tamme, ärge sööge. Ja lõpetuseks ka väike tänusõna loomaaia poolt. Loomaaed tänab kõiki häid sügisandide toojaid, ka pisike peotäis läheb asja ette. Veel korraks tulles tamme juurde tagasi, siis lapsed, enne kui te viite tammetõru loomale süüa, vaadake siis tammetõru seiklusi ja teil hakkab kahju.